Tallinna metsakalmistul sängitati täna kodumulda luuletaja Siuru vürst Henrik Visnapuu, kes suri paguluses New Yorgis enam kui pool sajandit tagasi. Visnapuu on Eesti kultuuriloos mänginud olulist rolli, olgu kirjandusrühmituse Siuru ühe peamise liikmena, ülemaailmse Eesti kirjanduse seltsi asutajana või luuletajana, kelle loomingut on ka rohkelt viisistatud. Samuti oli Visnapuu Eesti esimese põhjaliku poeetikaõpiku autor ning ta seisis Eesti kirjanike kooperatiivi loomise juures. Visnapuu sattus sõja ajal pagulasena Ameerikasse, kus suri ootamatult südameataki tagajärjel 61-aastasena. Täna jõudis Henrik Visnapuu pärast pikki eksirännakuid Viimsesse puhkepaika oma abikaasa Hilda Visnapuu ehk Ingi kõrvale. Poeedi koju jõudmist korraldasid tema kaasvõitlejad korporatsioonist Sakala. Tema teekond koju ei olnud väga kerge. Me tundsime hästi tema vennapoega, kes nagu oli perepeana ka tema põrmuhoidja ja temal olid mõned vastuväited, et siia metsakalmistele, kuhu on palju maetud ka kommuniste, et Visnapuu siia maetud saaks. Ja Ülo Isberg ja mõned Sakala inimesed, sealhulgas mina, tegelesime sellega viimastel aastatel, et Visnapuu viimane soov saada maetud oma armastatud Ingi kõrvale teoks saaks ja täna on see päev.